Ja oota. Noore, tule käsi. Mis seal on? Üllatusmuna, nii äge. Selle teed siis, kui ei tee lahti praegu, siis kui lasteaiast tuled, jah? Sa hommikuringis ühed, et sina said üllatusmuna täna või? Jälle vingub. Rest iga hommik algab niimoodi, netu vingub. Nüüd on selline seis, et jäneseid saab lahti lasta ainult köögis, mis ei ole ideaalne, sest neil on siin libe, aga kuna mul on siin kassid kõik ette pandud, et nad tuppa ei saaks, sest et reaalselt ma ei saa neid juhtmeid ära peita. Kus ma kuusejuhtmeid ära peidan? Nad ulatavad siia, et seda närida. Pluss nagu kõik juhtmeid jooksevad sealt ja siin on jõhkralt juhtmeid praegu. Ja selle nad juba niigi närisid ära, kuigi see on traadist. Siis selle nad said kuidagi siit vahelt kätte. Nüüd ma tõstsin nad kõrgemale. Et see on ikka jänesega on ikka räme raske selles osas, et sul peavad tõesti kõik juhtmed olema nagu nii peidus kui vähegi võimalik. Pella sööki söömisel. Et köögis õnneks mul ei ole niimoodi juhtmeid, kui on, siis need ma olen ära peitnud. Et las nad siis jooksevad vähemalt seal ringi. Aga see on ikka kohutav. Nagu jänestega on ikka keeruline, kui ei ole sellist ruumi, kus reaalselt on juhtmeid peidus. Juba nagu niisamagi. Sest siin toas ka, kui jõuluasju ei olnud, ma pidin iga kord tegema mingi prepi, võtma mingid juhtmed ära peitma, padjab panema ette, et diivani taha ei saaks minna, sest diivani taga on see internetikaabel, seda ma ei saa kuskile niimoodi ära peita. See internetikaabel jooksebki sealt akna juurest niimoodi siia teleka juurde, kuhu see tuled läksid kustu. Nii hea, mul on pandud taimeriga kõik nüüd. Mul on siia poes rohkem valgust. Et mul iga päev pandud taimeriga, ja taimeriga kuusite on ka suvisöök seal. Nii, pane siis veits valgust siia. Suvitoit on siin, ehk siis kassitoit, kes ei tea, kes suvi on. See on siis tema toiduanum siin. Tema muudkui käib siin kapi peal siis söömas, sest muidu Bella sööb tema krõbinad ära. Ja nagu meile mainisin, siis Suvi sööb Bella krõbinaid. Nii et nad söövad üksteise krõbinaid. Kodu on praegu suht kaasas. Suvi on ainuke, kes siit saab mööda lauast. Bella ka ei saa. Ma ei lase Bellat nende juurde, sest hakkab neid nii taga ajama ja kuna neil on niigi põranda peal libe joosta, siis ma pigem lasen neil rahulikult seal olla. Panin need lilled isegi siia ette, siis siin taga on ka juhe. Et nagu igal pool on juhtmed ja nagu kõige haigem on see, et nii kui mingi juhe jääb paljaks, siis ta kindlasti peab selle ära närima. Et ei ole võimaluski, et ta nüüd jätaks selle närimata. Aga mul on pandud nüüd kõik jõulutuled, peaaegu kõik jõulutuled taimeriga, mis on mega mõnus. Sest muidu vanasti oli see, et Toni läks magama. Mina läksin varem nagu voodisse, Toni tuli alati hiljem. Ja siis Toni pidi pool tundi need tulesid muudkui kustutama. Et nüüd on hea, et lähevad põlema 3:30 ja kustuvad ära 11:30 õhtul, et siis nii välituled kui ka toatuled. Ainukesed tuled, mis ei ole taimeriga, on need, mis seal on ja need nagu need lähevad nagu sinna pistikusse. Sellepärast, et diivan on liiga lähedal ja ma ei saa seda nutipistikut sinna vahele panna. Et siis need ma pean käsitsi panema, aga õnneks need ei ole nii keeruline panna, sest siin on kohe siin need olemas need pikendusega. Juhtmete majandus ühesõnaga, aga see on ainult 6 aega. Sisuliselt 6 aega, jah. Et ma, nii kui uus aasta on ära, siis tavaliselt ma tahan kõik asjad kokku panna juba, et kannatame ära selle aja ja ma usun, et jänesed ka kannatavad ära. Et muidu nad said ikka siin toa siin omata vaibad maas, siin oli parem joosta. Muidu nad said ikka siin joosta, aga nüüd nad peavad köögiga leppima. Ülesse korrusele ka kuskil ei saa viia, sest noh, seal ma isegi ei tea, kuidas need juhtmed on. No mul arvuti on seal ja seal on kindlasti väga palju juhtmeid. Et jah, pigem las nad jooksevad, siis siin köögis saavad hakkama küll vast see natukese aja. Küllakse käia. Lund sajab. Aga jänestest rääkides, siis ma ei jõua ära oodata seda, kui me lõpuks saame oma majja ja ma saan jänestele teha näiteks kas esikusse või kuskile.
sellise nende oma pinna või oma koha, kus nad saavad olla murevabalt lahtiselt. Keesikus võib-olla oleks kehva, selles suhtes, et seal ilmselt on kivist põrand, et seal nagu nende jalgadele nagu kõige parem ei ole, nad ei saa seal korralikult joosta. Aga äkki sinna saab panna mingid kleepida, mingid, vaata, on küll sellised hästi õhukesed vaibad, vaata, mis nagu gripivad. Äkki saab midagi siukest teha. Ja kindlasti on lahendusi olemas. Lihtsalt sellega on see probleem, et ma kardan, et hakkad sinna pissima. Ja seda pissit ju on vaibasest raske koristada. Et tuleb siis mõelda mingid asjad välja, aga nagu esik oleks küll siuke koht, kus võiks olla neil nagu mõnus lahtiselt olla. Muidugi ma tean, et paljud hoiavad vannitoas, kui on suurem vannituba, et sealt on ka hea lihtne puhastada. Ja siuke nagu eraldi ruum, et saad ukse kinni panna. Aga eks näis, jumal teab, kuna see maja üldse valmis saab, et sinna läheb ka kindlasti väga-väga palju aega veel. Ja kui me jätame selle plaani, nagu me praegu mõtlesime, et me jätame nagu algse plaani ikkagi, et meil on ilmselgelt need mõtted veel muutuvad nii palju. Aga kui me jätame algse projekti nagu, või nagu algse planeeringu, vot, see on õige sõna, kana seal taga kangutab, või tähendab kukk, ei lase rääkida. Aga kui me teeme algse planeeringu, siis esik peaks olema ikka üpris suur, et jänesed saaksid seal aega veeta. Aga muidugi siis on see probleem, et peab trepi ette midagi panema, et trepist üles ei läheks. Et võib-olla see esik ei ole ka kõige parem mõte, et siis peaksid kõik uksed vahelt kinni olema ja köögi ja esiku vahel ei tule meil üldse ust, et sinna oleks vaja mingi babygate'i või midagi siukest. Et see tundub ikkagi natuke liiga hull mõte, ma ei tea. Vaatame, mis üldse saab. Aga igastahes majas on kindlasti rohkem ruumi ja siis on neile ka rohkem ruumi. Ja suvel me saame teha välja aediku üldse neile, et siis on kindlasti neil palju mõnusam seal suvel olla. Ma ikka mõtlen jäneste peale, et neil oleks parem. Nii, mina olen täna väga tubli olnud. Ma tegin ära jälle 4 sessi, ütlesin ära. Kell hakkab 4:30 saama. Ja lisaks ma tegin ära veel ka vlogmassi eilse siis. Ehk siis mul on väga palju arvutistööd teinud täna. Ja mis ma tahtsin öelda on see, et varsti ma lähen lastele lasteaeda järgi, aga täna ei ole mul autot. Toni viis auto parandusse, sest meil tuleb salongi sisse haisu. Ja see on nagu kütusehais, põlenud kütusehais, igastahes ei kannatanud sõita enam sellega. Ja nagu see hais ei tulnud kogu aeg sisse, vaid see tuli siis, kui sa olid sõitnud ja siis seisma jäid. Ja siis hakkasid uuesti sõitma, siis see oli nii jube. Aga õnneks nüüd sai parandusse. Aga see tähendab seda, et mul ei ole autot. Ja tavast ma käin lastel autoga järel, sest et netuga ei saa kõndida. Siiamaani ma olen teile juba sellest rääkinud ja netuga lihtsalt ei saa kõndida pikimaid niimoodi, et ilma et ei tekiks mingit tüli, sest et tal on alati mingi teema ja kogu aeg tuleb mingi probleem ja siis ta hakkab jaurama ja midagi muud tahtma ja siis ta ei liigu edasi ja siis ta ei kuula mind ja ühesõnaga jah, ma ei taha üldse seda, aga täna ma pean minema jala järgi, kuna autot ei ole, ütlen veel kord, korrutan siin ennast, aga ja ma natuke hiljem järgi sellepärast, et noorel on trenn ja ta trenn lõpeb kuskil 16:30 kuni 16:40, 45 isegi vahepeal. On küll öeldud, 16:30 lõpeb, aga ma olen iga kord 16:30 järgi, aga neil ikka veel trenn kestab suht tükk aega. Ma mõtlesin, ma võtan praegu Bella kaasa, et saab temaga jalutada. Toni on üleval, õpib Luunaga ja mina. Mis see toss saab? Ühesõnaga, mina siin praegu röstin seemneid, päevalille seemneid. Ja ma tean, et need tulevad nii head. Mäleta, kuidas mu ema tegi neid kogu aeg, aga ta tegi tavalisi nagu sihvkasid, musti sihvkasid, ise röstis. Ilmselt need röstimata olid soodsamad, siis tuli osta soodsamad asjad ikka ja ise kodus valmis teha. Nüüd iga kord, kui ma teen, siis mulle meenub see, kuidas ema alati seal pliidi ääres oli ja segas neid sihvkasid terve aeg. Aga neid peabki segama terve aeg. Ei tohi üldse paigale jätta, muidu nad kohe kõrbevad ära.
kuumus on ka nii kuum, tegelikult kui mul kuumus nii kuum ei oleks, siis ilmselt ei peaks. Nii, Netu tegi 3. lahti ja pulgakomm tuligi. Näita, mis maitsega sa said. Mis maitsega sa oled? On või? Hapunäts vist. Mis maitsega? Maasika pildid, see on maasika maitsega. Netu, vaata siia. Lõikasin sul tukka vä? Nüüd on ilus tukk, jah? Kas sa oled nüüd õnnelik, et said lõpuks pulgakommi või? Oled või? Kas ma aitan lahti teha? Appu vä? Kassi ka sees. Moos siuke. Piparkogi mehikene. Kui nännu. Nii. Palun. Annan kõigile maitsta, natuke kuum on. Sul on näts suus, sa ei söö praegu vist. Sul on šokolaad. Maitse sina siis. Nii hea on jah. Soojana veel nagu eriti. Ta on hoopis teine maik. No, ja lollitad. Väga hea. Vaatame meie vlogi, kus Netu seal lollitab. On nii, Netu või? Sina lollitad seal, jah? Tegelikult sa lollitad, mängisid ilusti, jah? Nii ilusti kuulasid sõna, kuni selle hetkeni, kui vetsu oli vaja minna, on ja? Mis siis juhtus? Ei taha sellest rääkida. Lühidalt. Lihtsalt Netu tahtis minna vetsu pissima. Jõin Netuga alla ja Noora tuli kaasa. Noora läks ees ära. Ma ütlesin Netule, et lähme siis vetsu. Me olime ees ruumis. Ja Netu hakkas siis, ütles, et tema ei tule vetsu. Ma ütlesin, et aga siis ei saa ju tagasi minna ja nii edasi. Ja siis ütles, et tema tahab ikka ise minna. Siis ma ütlesin, kas ma teda aitan poti peale või mitte millegi ta nõus ei olnud. Ja siis ta hakkas lihtsalt karjuma. Ja hästi kõvasti. Niimoodi, et üles kultuurimaja saali oli kuulda kõik. Saali oli isegi kuulda. See oligi ees ruum ja siis ma reaalselt mõtlesin, et mida ma teen, et kas ma võtan lapse nüüd kätte, jooksen taga välja, võtan riided, siis oleks kõik veel kuulnud nagu terve selle kontserdi ajal. Ja siis läksin taga sinna vetsu ruumi sisse, nagu kus oli reaalne vets. Nagu. Ja siis panin ukse kinni, proovisin teda rahustada, aga ta ei rahunenud nii kauga emme tuli. Siis ma jooksin kohale ja... Kuulsid ülevalt? Jep. Oh, ma peaks saama niimoodi ka filmida. Proovime kohe. Saangi see minu uus vlogikaamera saab sellest. Sul on vaja ikka seda jalga. Noh, seda. Ostad mulle? Vaata. Kohe. Sul on olemas see 3 harkjalg. Milline? See suur või? Sellega ikka ei tee, et on veel raskem. Ei, see väikene. See ei lähe siia. Hakkab minema. Ühesõnaga jah, ma filmin praegu oma pildistamiskaameraga. Katsetan. Ma just tahtsin öelda, et mul lihtsalt juuksed lähevad nii ruttu rasvaseks. Täiesti kohutav. Eile pesin, täna juba rasvased. Nagu see koht just siit. See, mis kõige lähemal peale on. Siis kui te näete, ma rasvapeaga siin ringi käin, siis teate, et tegelikult ma ei ole must. Lihtsalt läheb nii ruttu mustaks. Ma ei tohi sinna vaadata, sest seal on mul see screen, vaata, kus ma ennast näen. Ma pean sinna vaatama. Päris hea oleks sellega tegelikult. Ma tean, kvaliteet on räme hea. Heli on ka minust päris okei. Et tahaks sellega katsetada rohkem, aga kõik vaatavad nüüd. Mis te vaatate? Vaadake telekat. Ma lihtsalt imestan seda, kui kaua sa seda kaamerat jõuad ees hoida. No, ma olen tugev naine. Ma naine ei ole midagi. Ise juba vaatad, et juba endal hakkas käsi värisema. Ikka päris suur ja kohmakas. On jah, ta ikka on raske, aga mul kohe enam ei jõua. Kuule, aga tegelikult, kui ma isegi kerget telefoni hoian, siis ma vaatan, et ma mingi 2 minutit filminud, siis juba on siuke tunne, et ma enam ei jõua hoida. Isegi ma arvan, kui tühja kätte hoida niimoodi üleval, siis tegelikult on mingi hetk hakkab raske. Et nagu kätt peab vahetama. Vaatan, kui hästi see fookuses hoiab. No muidugi valgusega on see, et nagu kui ma selle suure kaameraga filmin, siis ma pean vahepeal valgust ise siis timmima. Auto iso saab panna. Väga huvitav. Vaatame, mis ta teeb siis. See oleks päris hea, kui auto iso saab panna, aga teised asjad jäävad paigale. Toimibki tuli. Noh,
sul on vaja seda, millel on need traksid, et paned omale peale vaata ja siis on see pulk on siit otse niimoodi ülesse. Traksid on ümber. Oota. Nii. Ja siis traksid nagu pulk ja siis Oota, netu on paljas. Kaamera on nagu siin ees ja siis on nagu hands-free. Et su ees on kaamera, kui sa kõnnid. Kumbe. Meeldib või? Kas matsisid? Hea. Muidugi, sa ei peagi isegi koorima. Ei pea koorima, on ju? Ma ei teadagi, ma auto iso peale saan panna. Iso ise muudab ennast. Katsu käega. Nii. Ma tean, kuum on. Katsu nii katsu. Emme, katsu nii. Kuidas nii või? Kuum, päris kuum ja. Suru niimoodi näed. See on malus. Kõrvetab. Kõrvetab. Ma panen niimoodi kõvasti sisse surus. Ma ei taha. Tee küll. Tee küll või? Kogemata mules. Näed, vaata. Siin toob. Tead, mis sa võid teha, me segan vahele. Ükski päev ei ava ja siis, kui on jõululaupäev, siis avad kõik. Sinu enda otsus. Aga ükski päev sa siis ei saa niimoodi, et võtad siis jõululaupäeval, võtad kõik lahti. Kas see on sinu oma või? Kindel või? Okei. Kuhu sa lähed? Selja taha. Selja taha. Mul on pisikest kimbalit vaja siis. Mul on suur kimbal. Selle pisikese ma teen sulle selliseks, sa saad seda kaamerat sinna panna. See, mis meil oli, millega vaagi sain filmida vaata. See suur kimbal. Kus telefoni vaid vahele. Too on hästi väike, jah. Too nii 10 euri maksis ka, et tuleb kohe puru, ma arvan. Nii. Kõik korras või? Nii, vaadake, mis ma leidsin. Sellise, see käib mu tegelikult telefoni kimbalile, mul on telefonile ka kimbal. See käib sinna alla, aga ma ei tea, kui hästi te näete niimoodi, kui ma näitan. Kirib siia sisse alla. Ühesõnaga, mul on tegelikult olemas nüüd asi, millest kinni hoida. Sellega on päris hea filmida. Võib-olla on natuke sujuvam ka siis, kui ma liigutan niimoodi. Ainult see fookuseerimine selle kaameraga ei ole kõige parem. Teil on nii kiire vist? Ta ei ole nii kiire, jah. Selle objektiiviga ei ole, ma nagu uurisin küll, aga ma ei leidnud küll viise, et ta kiiremaks. Ma mingid sätted muutsin kiiremaks, aga väga palju ei saanud. Tehke nüüd mingi etendus. Mul on vaja filmida. Sa ei tahagi omad seda? No nii, räägi mulle, kus sa täna käisid? Noortekaga matkamas metsas. Me kündisime hästi kaua ja siis läksime metsa täitsa sisse. Puudist tegime seal lõket ja saime grillvoristi teha. Sa sõid ka või? Ma sain ainult ühe. Üldse lihtsalt seal puuoksa ja siis Sinna panite vorsti otsa, jah? Nii äge. seal olid igasugused need krõbinad, mis on need padjakesed need. Need olid seal kõik sõid ja soolaküpsised lihtsalt ja. Nii tore ju. Siis ma tegin lihtsalt ühe pika oksa ja siis tegin niimoodi, selle otsaga natuke tegin niimoodi, kui see põles. Teed sain ja mis. Ja mis sul juhtus, kurb asi? Kodus see pealumper. Siis me pahandasime. Ma ei pahandanud su peale selle pärast. Mille pärast ma pahandasin su peale? Sellest ma ei vastanud. Lunal on jah see, et kui on mingi konflikt või mingisugune arutelu, mis talle ei meeldi, siis ta ei vasta lihtsalt ta lihtsalt vaikib. Ja siis ma nagu saan nii kurjaks, et mis sa vaikid, räägi mulle, ma ei ole kuri. Ma saan aru, et juhtub, et peale... Sa oled ju kuri mu peale. No siis tolleks hetkeks ma võib-olla juba olen jah, kui sa ei vasta mulle tükk aega mitte midagi. Ja nägu, mis teed. Siis ma mõtlesin, mida öelda. Siis ütlegi, oota, ma mõtlen. On ju? Kuidas ma ütlen, sa hakkad kohe ju rääkima minuga. Hakkame niimoodi rääkima üksteisega. Ühesõnaga oli tore siis. Ja mis tegid? Midagi. Siis 2 tükki läks laiali. Ma panin seda kinni, siis kukkus kohe kõik. Kukkus või? Kas sa teistele andsid vitamiini? Kas sa annad neile ka vitamiini või?
katuna . palun , aitäh , palun , okei , oota . nii , tulen nüüd sind kiusama , mul on vaja saada tänase video nagu materjal kokku . Kuule , ole hea viise , Karpere . pean töö juures filmima hakkama , siis saab kohe kokku . ja . no mina homme saan ka filmida , sest et homme lapsed kodus ja ma sain täna kõik töö valmis . No, lihtsalt nüüd 3 päeva ma olengi reaalselt kogu aeg arvutis olnud ju , kuni kella 5-ni põhimõtteliselt ja . mis nüüd kurjus ? jaa . mis on ? ei , ma olen lihtsalt vihkanud seda , et mina pean kogu aeg kooli minema . kas ma tahtnudki kooli ? suur on raske olla . mina olen , ei , homme puhkepäev . ka Luna läheb kooli . sa oled lihtsalt kauem elanud ja teised teevad täpselt neid samu asju varsti nagu sina . ma mõtlen , sa oled kauem elada . su selja taga ei põle jõulutuled wow! . ei olegi seda ilusat ambianssi nüüd . ma paneks , aga ma ei saa . töö püsti . Toni ei saanud panna sellepärast , et tal rindkere on valus . ta hakkab 30 saama . ei pea selles mõttes muretsema , et mul ei ole südamega . mida ? ma ei taha , et te saaksite nii vana . ma ei kuule ? ma ei taha , et te saaksite nii vana . nii vanaks või ? me ei ole nii vanad ka . emmega lihtsalt naljatame . tegelikult ei ole , 30 ei ole vana . valutama . et südame ja asjaga pole nagu midagi pistmist , aga ma arvan , et see on selle seljaga . kuna mul on seljahaigus , siis see lööb mul rindkerre nii rämeda . mingi närvivärk . mingi närviteema , aga mul on selline tunne nagu see , nagu mul oleks kopsus , vaata . mingi ma ei suitseta ega midagi , et nagu see ei loe , kas ma saan külma või mitte millestki . ja see on nii valus lihtsalt , et ma nagu lähen ette nii ja lihtsalt mul on nii valus , et hinge tõmbab kinni , ma ei saa liigutada . ma saaksin seda saaki oma panna . mida ? ma tahan seda saaki oma . tahad või ? ma tahan saaki oma . Neitu , mis sa said ? Neitu , näita , vitamiini . näita millist . oota , ära vastu pane , näita mulle veel , hoia enda näo juures . nii , sellise kalavitamiini või ? okei . pesumasin käib seal . telekas käib pesumasin siis . sassi , mõtlesin praegu . ja siis mul ka täpselt siuke tunne nagu praegu päriseks pesumasin . pese . mida ? mandariini . tahad või ? meil on nüüd palju mandariine , emme ostis või ? vaata väike Bella . kuidas sa ei näinud ? kiusad . ta on selja peal . ta arvab , kas see on . ta otsib ju . oota . Bella . aitäh , et vaatasite , kohtume juba jälle homme . tšau .